Tänase meie õhtu teema pärast kena matkapäeva on, kuidas hoida Eestit, meie loodust ja kultuuri, kuidas hoida Hiiumaad. Ja selleks ma palungi enda kõrvale siia kaks meest, Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemari ja Hiiu maavanema Riho Rahuoja. Kuna nad mõlemad on hiidlased, mõlemad on sõbrad, siis me leppisime kokku nii, et nad esinevad duetis. Aitäh! Mis sa ikka ütled, Hiiumaal on kodus nii hea olla. Ja ma näen teie silmadest, et kuigi päev on olnud pikk ja väsitav, et siis ka teie tunnete ennast väga hästi. Ja selle üle saab olla ainult hea meel. Keskkonnaameti poolt tervitan teid kõiki ja loodan, et meil tuleb huvitav vestlus, huvitav õhtu ja et te puhkate mõnusalt ja tunnete sellest Eestimaa ja Hiiumaa suvest täit mõnu. Ka minul on rõõm tervitada kõiki teid siin Hiiumaal ja ma saan aru, et Eesti Looduskaitse Selts on siin samas Laagriplatsil juba teist korda, et esimest korda oli 49 aastat tagasi, ja mõned osavõtjad olid ka 49 aastat tagasi sellest üritusest osa võtmas, et te võite siis vaadata ringi, et kui palju Hiiumaa selle 49 aasta jooksul muutunud on selle Laagriplatsi näol, aga kindlasti Hiiumaa on muutunud ja me täna peame veel, ma pidin ära pealt ütlema, pidasima, tegelikult need päevad jätkuvad, me peame täna Kõpu poolsaare külade päevi, ma ise olen ka Kõpu poolsaarel ja ka täna Kõpu inimestega arutasime, kuidas oma elu mõnusamaks ja paremaks just Kõpu poolsaarel teha ja väga palju mõnusaid häid ideid tuli. Ja lihtsalt väga hea meel on, et te olete uuesti siia Hiiumaale leidnud ja kindlasti saate aidata meil aeg-ajalt kaasa mõelda, et kuidas see Hiiumaa elu veel paremaks, ilusamaks teha. Et aitäh ja tere tulemast kõigile. Räägite oma vahel või? Nii, ma mõtlen, et küsin midagi. See oli jah vist aastal 2001-2002 me Andres Onemariga arutasime, kui oli idee, et teha Kõpu rahvuspark. Ma arvan, et see mõte võiks tulla taas niimoodi jõuliselt esile ja võib-olla lähiajal võiks see ära teha. Mida sina maavanemana arvad? No, ma kõigepealt võib-olla ütleksin endal kui Kõpu poolsaare elaniku arvamuse välja ja ma ütlen, et minul on siiralt kahju, et tol ajal see rahvuspark Kõpu poolsaarele tegemata jäi. Ja ma tean, et väga palju mu naaberkülade elanikel, või õigemini neid inimesi on päris palju, kes seda kahetsevad, et see omal ajal tegemata jäi ja kindlasti ma kõigepealt Kõpu poolsaare elanikuna väga toetan, et see teema uuesti üles tõmmataks ja seda loodusparki sinna tegema hakatakse ja kindlasti ma toetan seda ka oma ametikohalt maavanemana. Jah, aitäh. Eks mul natuke raske sellest rääkida ja miks ta raske on? Raske on see, et valus on mõelda sellele. See oli aeg, kus Ruuben Pust biosfääri kaitseala juhina oli selle ürituse nimel palju tööd teinud, palju vaeva näinud ja proovisin ka mina sellesse panustada nii palju kui võimalik on. Ja ilmselt me tegime ikka oma tööd halvasti, et ei suutnud seda ideed maha müüa. Võib-olla oli see aeg ka ebasobiv, et ilmselt ta nii oligi, et poliitika sõitis sellesse asja sisse nii nagu ta ikka on, et me ju kõik teame, et
et need asjad ei kipu alati nii hästi minema, kui me tahame. Ja miks mul eriti kahju on kahju sellepärast, et nii nagu see tänase päeva teema on kultuur ja looduskaitse, siis siin ei ole üht ilma teiseta ja kultuur saab olla seal, kus on vabadus. Ja minagi mõeldes sellele, et millal ma siia Hiiumaale tulin, see oli 1981, et 35 aastat tagasi. Ja siis see väga vaba koht siin ei olnud. Teame kõik, et siia saadi passitempliga ja ainult need, kellel oli siia põhjus tulla. Ja siis oli see põhjus, miks mina siia tulin oma perega ja miks ma siin siiamaani elan, oli see, et siin olid sellised inimesed. Ja on täna sellised inimesed. Ja millised need inimesed on, seda te vist eile kõik nägite, kui te käisite ühel etendusel. Et tõsi, on ju nii. Et see on lummav kultuur, need on lummavad inimesed ja sellepärast tullakse siia. Ja see teine külg, mis Hiiumaal on see loodus. Et see keskkond, see loodus on see, mis teine magnet on, mille pärast inimesed siia tulevad. Ja need kaks asja kokku panna, siis on tegemist võrratu paigaga ja sellel võrratul paigal võiks olla ka üks kant vähemalt, kus see rahvuspark on. Nii et seda mõtet tasub edasi hoida ja sellega tegeleda. Selle vabaduse poole pealt ja kultuuri poole pealt on küll vahel kurb, et meil seda rikkust nii palju ei ole, et me seda vabadust suudaksime realiseerida siis selliseks ettevõtmiseks, nagu see rahvuspark on. Nii et nii ta on. Aga ma oleks ikkagi üsna positiivne ja miks ma olen positiivne on see, et ma olen ise nüüd käinud juba 20 aastat Hiiumaalt Tallinnast tööl. Et ma üks õhtu mõtlesin, et kui palju ma siis olen läbi kärutanud selle autoga seda, et see Tallinna-Haapsalu maantee on mul nii peas, et ma võin minuti pealt öelda nagu rallisõitja, et mis hetkeks ma kuskile jõuan. Ja ma olen nüüd siis 5 ringi maakerale peale teinud Tallinnas tööl käies. Ei ole üldse keskkonnahoidlik ja Keskkonnaameti peadirektor ei tohiks sihukest asja teha, aga see Hiiumaa vastu, see armastus on nii suur, et ma seda teen. Ja sealt edasi siis mõelda, et mis võiks see magnet olla, mis selle rahvuspargi siia toob. Lisaks sellele loodusele on tõesti see kultuur ja nii nagu te eile kuulsite, see hiiu keel. Ma olin üsna mures selle hiiu keele pärast siis, kui nägin, et mul lapsed siin kasvasid, tulid koju ja rääkisid sellist keelt, mida mu abikaasa väga hästi ei mõistnud, sest tema oli kogu see kodus lastega, mina käisin tööl, mina juba midagi aru sain. Ja palju näljakaid juhtumeid oli, aga see keel hakkas siin Hiiumaal ka vaikselt niimoodi vähem kasutuses järjest olema. Ja nüüd järsku mõne aasta jooksul just tänu Aivar Viidiku ja ka maavanema ja kõigi pingutustele on see hiiu keel tagasi tulnud. Ja kui kuskil on keskkond, on elupaik, on keel, on kultuur, siis on seal ka hea pesa looduskaitsele. Nii et mina oleks praegu küll jupmaad positiivsem kui ma mõned aastad tagasi. Et eeldused on olemas. Aitäh! Ma ühe kommentaari ütlen, et praegu meil on majas väga palju riigireformist rääkida ja kõikvõimalike ametite pealist ära toomisele, et Andres, sinu probleemi saaks kohe lahendada, kui Keskkonnaamet tuua ära Hiiumaale. Ole. No nii, aitäh, et nüüd läks küll nagu tõsiseks teemaks, et kuna ma olen ikkagi täna, nii nagu riigiametnikud ikka 24/7 tööl, et kunagi sa ei ole ju vaba inimene, kui sa selles ametis oled, siis pean ütlema,
Keskkonnaametil ei ole üldse plaani mitte kuskile kolida. Et meie loodus siin Eestimaal ja meie kultuur ei liigu ühest kohast teise, vaid on seal, kus ta on. Ja Keskkonnaametil on väga selge kontseptsioon, et me oleme jätkuvalt esindatud igas maakonnas oma kontoriga, oma inimestega. Ja kui me tööle võtame inimesi, siis meie töökuulutustes on viimastel aegadel sees üks lause, mis ütleb seda, et tulles Keskkonnaametisse tööle, valite te ise kontori, kus te tahate töötada ükspuha millises maakonnas. Ja uskuge mind, see töötab hirmus hästi. See on inimeste jaoks, sest teadagi riigisektoris palgad suured ei ole, aga see on suur asi, kui inimene saab endale töökohta valida, kui ta saab kaugtööd teha, siis tunneb inimene ennast üsna hästi. Nii et see on üsna ükspuha, kus see peadirektor on, et inimesed Keskkonnaametis on üle Eesti igal pool ja loodan, et see ka nii jääb. Aitäh! Ma tahtsin ühte asja küsida teilt kui kahelt hiidlaselt, et kas te võtate omaks ka suvehiidlased? Ma tean, et kui hästi palju kultuuriinimesi on tänu sellele, et Hiiumaa ja Kassar on nii kena, nii armas, et omale teise kodu siia võtnud, et kuidas te sellesse suhtute, et olete uhked selle üle või tahaksite päriselt enda saada? Suvehiidlasi on meil palju ja neid tuleb kogu aeg juurde ja tegelikult iseenesest loomulikult meid see rõõmustab väga. Ja ma olen kogu aeg toonud, kui räägitakse ääremaastumiseks, näiteks Hiiumaal Kalana küla, mis on Hiiumaa mõistes ääremaade ääremaa, kõige kaugem kõikides keskustes, kõikides uuringutes jääb ta kõikides teeninduspiirkondadest välja kogu aeg ja samal ajal on seal viimase 10-15 aasta jooksul elamute arv kahekordistunud. Ja seda suuresti loomulikult tänu suvehiidlastele, aga keegi ei ehita endal sinna võib-olla sellist nõukogulikku suvilat, vaid kõik ehitavad endale korralikud majad, mis on mõeldud aastaringseks elamiseks ja seal elatakse aasta ringi, käiakse nädalavahetused, suved muidugi, jõulud, talvepuhkused ja need nädalavahetused tihtipeale saavad olema pikemad kui need 2 päeva tänu sellele, et meie kommunikatsioonivõimalused arenevad ja me ka Hiiumaa ühe sellise arenguvõimalusena näeme just nende inimeste hulga suurenemisest, kes ka tarbivad meil rohkem avalikke teenuseid ja aitavad need avalikud teenused ka elus hoida. Nii et meie jaoks on kõik suvehiidlased teretulnud ja loomulikult me oleme väga, väga rõõmsad, kui neist kunagi peaksid saama päris hiidlased. Ja ma ütlen veel siia ära ka, et kui me arvame, et siia nagu inimesi juurde ei mahu, siis maailmas näiteks sama suurusel maatükil nagu Hiiumaa, Hongkong elab 7 miljonit inimest. Me võib-olla nii palju korraga siia ei tahaks, aga Hiiumaal on elanud üle-eelmise sajandi lõpus, kui veel Kalevivabrik täie hooga töötas 20 000 inimest. 80. aastate lõpus oli meil üle 12 000 inimese. Täna me oleme siis langenud jälle kuskil sinna 9500 inimese piirini. Nii et inimese mahub siia kõvasti nii suvehiidlasi kui päris hiidlasi. Aga läheme nüüd jälle loodusteema juurde. Loomulikult on, ütleme lisaks sellele Kõpu rahvuspargi mõttele üks teine, kui me mõtleme Eesti rahvusmaastike peale, teine oluline väärtus, millest hommikuga Tiit Leito rääkis, et see kõige on see Hiiumaa laiud, mis on kindlasti, ja sinna juurde ma paneksin ka Kassari, ja mis on midagi erakordset. Ta ei olegi, Kassari polegi Hiiumaa. Kuidas Hiiumaa peal see suhtub, et Kassari polegi nagu õige Hiiumaa? Selle kohta võib-olla Kassari inimesed peaksid nagu võib-olla ise oskavad kõige paremini vastata, aga ma tean, et siin tehakse veel vahet ka, et kas oled Orjakust või Esikülast, see on ka väga oluline veel Kassaris enda saare peal, et pole
pole see nii lihtne ja muidugi on tihtipeale on hästi hea viktoriini küsimus, et kui küsitakse, mis on suuruselt Eesti 5. saar, siis väga paljud inimesed jäävad sellega jänni ja noh, loomulikult õige vastus on Kassari ja nüüd ma ei tea, meil ei ole nüüd täna te kõik teate, hästi populaarne on haldusreform ja seal on lubatud üks erand, et kui on tegemist omate saarega, siis võib seal oma valitsuse teha. Ja ma nüüd muidugi ei ole kuulnud, et kas Kassari saar seda võimalust kasutab või mitte, et meil järgmisel teisipäeval on selle haldusreformi üle jälle väike arutelu oma valitsustega, ehk siis saame teada, et kuidas selle Kassari saarega läheb siis. No Saaremaa, kunas ma kuulsin seda lugu, et võeti vallavanemad kokku ja teist hulgas Muhu vallavanem ka ja kui maavanem ütles, et mis te arvate, et üks saar, üks vald, siis Muhu mees ütles, et just nii ja lahkus, kergitas mütsi, mina olen sellega nõus. Nii, aga läheme siis veel teema, mis natukene ma olen kuulnud, et on Hiiumaa nagu 2 rebinud. Ühed, kes mõtlevad sinna seda uhket tuuleparkide visiooni ja teised, kes on selle vastu. Mandri inimesena on mul raske niimoodi sekkuda võitlusse, aga ma palun küll, et maavanem natuke seda teemat nagu kommenteeriks. Tõepoolest, et ka Eestis seda merd ei ole väga palju planeeritud, et mina maavanemana sain mõned aastad tagasi, õigemini aastal 2012 Vabariigi valitsuselt korralduse koos Pärnu maavanema pilootprojektina maakonda ümbritsev meri ära planeerida ja see planeering on tänaseks kehtestatud. Ja see planeering on väga laialdane, kokku on seal kuskil 33 tegevuskava, millega see planeering siis tegeleb ja mida ta püüab arendada. Ja neist 33-st tõepoolest see tuuleenergeetika teema on leidnud kõige rohkem vastukaja ja kõige rohkem tähelepanu ja saare elanikel on sellega seotud ka päris mitmeid hirme ja meil on sellega teemaga siin päris palju diskussioone ja arutelusid olnud. Ja samas kui me vaatame, et me Hiiumaa arengustrateegiat kokku pannes oleme väga palju rääkinud rohemajandamisest, jätlikust ja kestlikust majandamisest. Hiiumaa on teatavasti osa ka biosfääri programmi alast koos Vormsi ja Saaremaaga, mis tähendab, et me võiksime ja peaksime taastuvressursse rohkem kasutama, üks neist on ka tuul. Ja kindlasti ma arvan, et me peaksime seda ära kasutama. Võib-olla siin inimesi täna hirmutab see mõõde, et need pargid tulevad liiga suured, seda me täna veel ette ei tea, sellepärast, et planeering on arengudokument, mis loob teatud võimalused ja nende realiseerumiseks on täna veel väga palju vaja erinevaid töid teha, erinevaid uuringuid ja erinevaid analüüse teha. Tiit Leitu hommikupooliku ütles ilusti, et nende Hiiu madalate kohta, et need on nagu oaasid kõrbes, ütleme meremõistes, et need seal nende madalate peal on just see merede kõige elurikkum osa ja nüüd ma küsikski Keskkonnaameti peadirektorit Andres Onemarilt, et milline on seisukoht ja kui põhjalikku uuringumise tuleb teha, et jumala pärast neid oaase nagu segi keeratakse. Aitäh. No kui päris juriidiliselt rääkida, siis on seis see, et Apollo madaliku osas praegu uuringuid on tehtud, võib-olla selgub vajadus neid veel teha ja tänaseks hetkeks on igatahes selge, et seal need loodusväärtused on olemas, mida kaitsta tuleb. Mis tähendab seda, et selle kaitse-eeskirja koostamisega Keskkonnaamet edasi liigub.
me ootame praegu veel seda ametlikku uuringu üleandmist ja niipea, kui see Keskkonnaametisse laekub, siis selle protsessiga edasi minna. Kui on vaja täiendavaid uuringuid, siis tehakse täiendavad uuringud. Aga juba tänaseks on selge, et Apollo madalale see kaitseala moodustamine on otstarbekas. Ja me võime täna rääkida sellest, et millised need mõõdud on ja millised režiimid seal on, kus see piir tuleb. Ja sealt hakkavad edasi juba järgmised toimingud, et kui sinna juurde tahetakse tuuleparki rajada, siis millised need võimalused on, millised need mõjud on. Me teame seda, et tegemist võib ka tulevikus olla ikkagi niivõrd olulise Natura alaga, et seal tuleb ka need Natura hindamised ära teha, mis tähendab seda, et me vaatame ka sinna kaitseala piiri taha, et millised mõjud seal on. Ja see tähendab ikkagi väga kompleksset lähenemist. Ja ega see Hiiumaa on ju üks väike Eestimaa mudel, armastatakse öelda vahel. Ja see küsimus on selles, et kas, millest meie siin väga palju räägime ja millest ka Eestis räägitakse, kas väike on hea või suur on hea. Et me teame kõik, kuidas on lood põllumajandusega ja loeme sellest täna, kuidas käib arutelu, et kas me suurtootjaid toetame või ainult väiketootjaid. Ja me saame aru, et need on täiesti erinevad dimensioonid, mis seal on. Ega sama on ka metsamajanduses, et kui me võtame väiksed erametsaomanikud, kelle metsapindala on seal keskmiselt 10-12 hektarit ja võtame kas või riigimetsa, mida on peaaegu pool Eestimaa metsast, siis need käekirjad on ju täiesti erinevad, need riskid on täiesti erinevad. Ja ausalt öeldes see kõige parem lahendus on ikkagi selles võtmes, et mõlemad on olemas. On nii väikeomanikud oma paiguti palju passiivsema ja säästvama metsakasutusega, samas mõnel pool ka kuritarvitustega, ja siis on selline suurtootja, nagu seda on RMK. Põllumajanduses sama lugu, selleks, et hakkama saada, on vaja neid suurtootjaid, selleks, et meil oleks ka seda mahetoodangut ja seda, mida me siin Hiiumaal armastame ja arendame, siis on vaja ka need väiketootjaid. Ja ega selle energiamajandusega ei ole pilt teistmoodi, et nii kaua, kui me seda energiamajanduse paketti endal piisavalt mitmekesiseks ei aja, nii kaua me ühes sõltuvuses oleme. Ja sõltuvused on halvad asjad. Et külastas ka mind ja külastas maavanemat mõni aeg tagasi jaapanlaste delegatsioon, kes on ilmselt pakkumas siia Hiiumaale sellist Euroopa mõistes uusi lahendusi ehk väikseid kombijaamasid, kus siis kohalikul toorainel on võimalik keskkonnasõbralikult energiat toota, nii elektrit kui soojaenergiat. Ja ilmselgelt on see üks selline suund, mida Hiiumaal arendada tasub, kui me räägime sellest, et meil on siin rohemajandusega tegemist. Ja need suured tuulepargid ja suured asjad on ka mõistlikud, aga nende tegemise juures on riskid nii suured, et ta vajab 100 korda mõtlemist ja mõõtmist ja siis võib hakata midagi tegema. Ja see planeeringuprotsess ja mõjude hindamine on see kõige olulisem asi selle juures. Nii et see on see, mis selle asjaga kaasas käib. Aitäh! Nii ma küsiks maavanemat, et kui suurt ärisurvet siis konkreetselt, ütleme, selles tuulepargi äris olevat tegelastete tunnete? Ma pean ütlema, et ma nende tuulepargi arendajate poolt ei ole üldse mingisugust survet tundnud, et ainukene surve, mida me selle planeeringu koostamisel olen tundnud, on see sama Vabariigi Valitsuse poolt saadud ülesanne, et see tuleb mul ära teha. Jah, kui mõelda seda, et see oli just aastal 1997, kui Ruuben Posti eestvedamisel Tahkunasse sai valmis esimene tuulegeneraator. Et mäletan, kui me esimest aegade loodusnumbrit tegime, siis see oli suur uudis ja väga, väga selline hea asi ja ta väärib, praegu vist on jama, et kuigi see Tahkuna tuulik on töökorras, aga
aga see elektrit ei ole kuhugi anda. see on vooluvõrku ühendamata minu teada. 20 aastat möödas ikka vooluvõrku ühendamata veel. Nii, aga nüüd ma teen kuidagi nagu niipidi, et äkki te tahate rahvast keegi, kas härra Onemanilt või Riho Rahualt midagi küsida ja siis äkki on selline soov? Kui ei ole, siis ma tänan teid mõlemat. Palun siia, et te saaksite need meie Kalju Põllu kujundusega särgid ja saaksite meie klubi liikmeteks. Ja siis see mõtteraamat ka niimoodi sulle ja loodusvastu fotoraamat. Ja. Igatahes suur tänu ja ma usun, et võib-olla te saate siia ju kuulama veel. Pärast me kutsume teid võib-olla veel siia juurde. No nii, aitäh, aga nii auväärse seltsi, nii auväärsel sünnipäeval olles ei saa ju ilma kingituseta, et kes ikka sünnipäevale tühja kätega tuleb. Ja ma annaks Jaanile üle sellise kruusi. See on Keskkonnaameti kruus ja siia on kirjutatud aitäh ja seda antakse ainult oma kõige parematele partneritele. Ja selle kruusi juurde käib selline jutt, et nii nagu Keskkonnaametile kohane, jätkugu teile seda puhast teeainest siia sisse panna ja hoidke seda Eestimaa vett, et igalt poolt oleks võimalik võtta seda kvaliteetset vett, millest head teed saab, sest tee nõuab ainult väga kvaliteetset vett. Ma korra veel. Ma tahan natukene ka ikkagi veel reklaami teha, et heas mõttes. Ma olen peaaegu 10 aastat olnud Mõtteloo sihtasutuse nõukogu liige. Ja ma tean, kui raske on pääseda selle sarja raamatutesse ehk saada seal siis üheks selleks Eesti väärikaks inimeseks, kes sinna Mõtteloo sarja on sellesse pikka ritta pandud. Ja see, et Jaan Eilarti raamat on ilmunud ja et Eesti Looduskaitse Selts on seda toetanud sel moel, et väga suure osa sellest tiraažist ära ostnud. Ja Keskkonnaamet on seda sama teinud. See on ikkagi nii ilus sündmus ja selles raamatus on nii palju nii häid mõtteid, et soovitan kõigil seda lugeda ja see raamat on tõesti raamat kultuurist ja loodusest ja selles kõige paremas mõttes. Nii et mul on ääretult hea meel, et Eesti Looduskaitse Selts on võtnud ja selle raamatu väljaandmist toetanud ja tänan teid kõiki selle eest. Aitäh! Ütlen ka veel ühe sõna. Ja ma ei saa, Andres ütles, ma pean ka natukene reklaami veel tegema, et tõepoolest, kui Andres rääkis siin suurepärasest raamatust ja vaimutoidust, siis Hiiumaal on sellel aastal ülitähtis aasta seoses meie oma kohaliku toiduga. Eelmisel aastal me tegime ilma Euroopas, meid tunnistati parimaks toiduturismi sihtkohaks. Ja see aasta on üle vabariiklik Hiiumaa maitsete aasta ja sellega me oleme avanud sellise suure kohaliku toidu aktsiooni, mida veab Maaeluministeerium, siis Eesti Toidutee. Nii et ka siin Hiiumaal me oleme püüdnud igast üritusest teha sellise väikese Hiiu toidufestivali ja teile soovitan ka, sellel aastal peaksid Hiiumaa toidud olema eriti head. Sööge kõhud kõvasti täis, nii täna kui homme ja ülehomme ka, enne kui siit ära lähete, sest võib-olla tükk aega te kuskilt mujalt nii head toitu ei saa kui siit. Et aitäh ja. Suur aitäh ja kinnitan, et siig ja seinas on hea. Nii, aga läheme kohe Hiiumaa teemaga edasi ja kui me rääkisime just Jaan Eilartist ja sellest raamatust, nüüd Andres Onemar rääkis
pärast tuleb pikemat juttu, aga ma tean, et me leppisime kokku, et lisaks Jaan Eilartile oli tänavuse kokkutulekuni Looduskaitse Seltsil veel 100 auliiget ja eile me andsime 101. auliikme tunnistuse Heino Mardistele, täna hommikul siin geoloog Kalle Suurajale järgmise auhinnataldriku ja nüüd mul oleks selline soov, et ma 2 hiidlast ka kogu seltsi poolt õnnitleks auliikmeks vastuvõtmise puhul ja esimene mees on siis Tiit Leito. Ja Tiit, enne kui sa taldriku saad, tule enne võtta sõna ka. Pikka sõna ma olen juba täna nii palju rääkinud ja paljud on mu näost juba palju tüdinenud. Ja mida ma üldse elus mõtlen ja mida ma olen elus teinud, ma arvan, see, kes teada on tahtnud, on saanud teada, on nii jutus kui ka pildis kui ka raamatutes kirja pandud, nii et suurt tarkus mul täna öelda ei ole muud kui tänada, aga ühte asja ma tahan siiski öelda, nagu ma alati ei saa muidu, et kui on asju, ühesõnaga oli niisugune lugu Ameerikas, üks läks looduskaitse tegelane, oli terve elu töötanud selle alal ja küsiti, et öelge, mis nagu oleks nagu kõige tähtsam ühe lausega. Ta ütles ühe sellise asja ainult, kui kahtlete, jätke tegemata. Ma tänan teid. Nii. Aitäh. Suur tänu teile. Ja homme kohtume Tiiduga veel. Ja kui läks juba pidulikuks taldrikute jagamiseks, siis tubli Hiiu naine, kes on üle 40 aasta Hiiumaa looduskaitseid juhtinud, Maie Jeeser, ka sina saad taldriku. Nii, aga õnne, ma annan mikrofoni. Ja räägi natukene, kuidas siis Hiiumaa loodus on hoitud? No ega mina seda ei oska öelda, nüüd teie teate öelda, kas on hoitud või pole. Aga me püüdsime ja püüame edasi. Nii, ja veel ma arvan, et praegu on õige hetk ka vaadata siis üle mere korra Saaremaale ja ka paluda siia ette kauaaegne Saaremaa looduskaitsejuht proua Elvi Viira, kes samuti on nüüd sellest kokkutulekust meie Looduskaitse Seltsi auliige. Suur tänu teile kõigile. Te olete tublit tööd teinud ja ilmselt olete see üks osa sellest seltskonnast, kes oskab hinnata ja austada loodust ja see oleks peaaegu et meie kõigi kohustus ja ma annaksin mitte enda poolt välja mõeldud, vaid 4 põhimõtet, mida nimetatakse ka ökoloogia põhimõteteks. Esiteks, loodus teab paremini. Teiseks, kõik on omavahel seotud. Kolmandaks, kõige eest tuleb maksta. Nii et kui me võitleme saaste ja ressursimaksu vastu, siis see on meie nii-öelda kollektiivne kohustus kinni maksta see, mida me oleme looduselt võtnud. Ja neljandaks, kõik tuleb kuhugi panna. See tähendab, me peame mõtlema, et meie tegevusest jäävad tooted, mis kõige hullem prügi. Ja kõige sellega peab meist igaüks tegelema ja uskuge, kui me oleme leidnud seosed looduses, kui me oleme leidnud endas jõudu kinni maksta loodusele
tekitatud kahjud ja kui me arvestame, et loodust jääb paremini ja kõik tuleb kuhugi panna, siis uskuge, enamus looduses tekkinud inimese poolt, inimese kaasabil tekkinud probleeme kaovad reaalseks heaks tulemuseks ja neid ei ole. Aitäh! Nii, aitäh sulle, proua Elvi. Jah. Ma ütlen nüüd järgnevalt veel ka ära, kelle siis Looduskaitse Selts on nüüd oma 50. sünnipäeva aastal auliikmeteks valinud juurde. Need on siis Tõnu Kaljuste, ilmselt me kohtume temaga homme. Siis seltsi asutajaliige Fred Jüssi, Aleksei Turovski, kel nüüd mõne päeva pärast tuleb ka 70. sünnipäev. Samuti Enn Käis, no meie kogu seltsi üks selliseid suuremaid mootoreid, seltsi juhatuse liige ja kahjuks ta tervis on hetkel selline, et ta ei saanud siia tulla, aga küll see paraneb ja töö käib edasi tema juhtimisel ka. Tiit Pääsuke, maalikunstnik, kes on, ma arvan, kõige praegustest maalikunstnikest ilmselt kõige paremini, kes loodust tunneb, vähemalt nii tundub meile. Ja vist saidki hetkel need 10 meie auväärset uut auliiget, neid ette loetud. Nii, ja nüüd oleks mul selline palve, et siia meie ette tuleksid 2 seltsi juhatusliiget, Andres Tõnisson ja Taavi Pae. Nemad on need kaks meie mees, kes panid sellise kena kogumiku Jaan Eilati artiklitest kokku, mis annab nüüd Ilmamaa mõtteloo sarjas kõige värskem raamat, et nii-öelda selle nädala just trükikohast välja tulnud. Ma annan kõigepealt siis pikemale vasakul käel olevale Andresele. Ei ole veel? Nii. Sõna. Millest räägin? Räägi sellest. Te kõik teate Jaan Eilartit. Ja ta armastas võib-olla klassifitseerida nähtusi ja jagada ja tema pärandit kindlasti võiks kuidagi liigendada näiteks nii, et sõnaline, suuline ja tegudes väljenduv. See on nüüd ainult üks, see sõnaline. Tema võib-olla üks ise ära oligi see, et tal need kõik 3 sektorit töötasid nagu koos. Et on väga palju inimesi, kes oskavad hästi kirjutada. Sõna suust ei saa, tegusi pole. On ka üks rühm, kes võib-olla kirjutavad ja oskavad palju muliseda, ikka tegusi ei ole. Aga Jaani puhul oli nagu see kõik sünkroonis ja need tema kirjatööd ka. Kui nüüd niimoodi selle pilguga vaadata, et kus on siis tegu selle sõna kõrval, siis enamus tema neid kirjatükke ikkagi on mingisuguse sündmuse või isiku või organisatsiooni või mingisuguse sammu eel- või järelsõna. Et need on alati seotud mingi teoga. Muidugi on teoreetilisi heietusi ka, aga see on niisugune universaalne tema juurdeminek. Tahad midagi lisada? Et võib-olla Andres oli natuke suurema või kindlasti suurema vaevanägija ja ka koos me seda ajasime ja ega siis ma arvan, et Andres ka võib nõustuda, et ega ta enne ka ei olnud lugenud läbi nii palju Eilartit, et see Eilartiana, nimetame, siis see oli ju meile endale ka päris huvitav ja et eks siin on nagu palju seda isikulugu
kuskile vist Andres kirjutas sellesse järelsõnasse ka ilusti, et me paljude puhul peame veel arvestama seda, et võib-olla need tekstid on algselt kuskil samasugusel üritusel nagu praegu ette kantud ja just mina olen küll kuulnud, et mõned on pidanud ikkagi seda just suulist Eilartit veel paremaks kui seda kirjalikku Eilartit. Ja teades, olles natuke toimetajatööga tegelenud, siis ma tean, et on olemas lausa tülid, kus seda kirjalikku Eilartit on tema stiili pärast lausa maha tehtud. Aga ometi, ma arvan, kõik, kes mäletavad Eilartit või kes ka ei mäleta, siis seal raamatus ikkagi on need väga nauditavad, see keel on tal omapärane, oli nii kõnes kui ka ju kirjas, nii et ma arvan, et lugemist ja niisugust äratundmist on seal palju ja eks me proovisime neid kõiki aspekte, et on seda palju isikulugu selles mõttes, et ikkagi need võtmeinimesed, kes tema ümber olid, Sang, Douglas, eks need seal korduvad mitmetes tekstides. Lõpuks tulid meil sinna sisse ka ikkagi tema raamatutest mõned peatükid, sellised kas või looduse õpperajad või inimene, ökosüsteem ja kultuur, mis on omaette raamatud, aga ikkagi sealt ka leidsime mõningad sellised tähelepandavamad kohad, nii et jumala eest seda raamatut ei pea niiviisi lugema, et hakkan otsast peale lugema, eks ju, et seal ikkagi võib võtta omale sobiva teksti ja seda siis vaadata. Siis veel. Siin on Jaani esimene lugu üldse 15-aastasena ja Liide Koidulast. Botaanika, looduse juurde jõuab ta võib-olla kusagil 20-aastasena. Aga selline põimumine või siis selle looduse kultuuri koos käsitlemine, see on muidugi läbiv tema puhul. Et üldse liigendus, et kodulugu või teaduslugu, bioloogia, harva leiab siit väga puhast käsitlust, eks see Jaani iseärasus oligi, et ta nagu tegi niisuguse lapiteki, et kõik nähtused olid tal alati üksteisest sõltuvusse pandud. Tahaks veel öelda võib-olla, et jah, oli huvitav, Jaanil on ju kusagil 1300 nimetust, bibliograafia on ilmunud, eks, ja tõesti kõik vist läbi lugeda ei jõudnud, aga päris hea pildi saime. Taustaks jah, keda see kõnepool on paelunud, kes on teda kõnemehena harjunud ja mäletanud kuulma. Eesti Raadios on praegu päris hea fonoteek selle kohta. 30-40 Jaan Eilarti esinemist pikemat, eks. Praegu on väga hea otsingute võimalus. Nii, ja sealt sai ka nagu täiendust mõnegi artikli puhul ja mõnegi valiku nagu kaalumisel, et jah, see on tal oluline teema, jah, ta on sellest ka rääkinud siin ja seal ja see artikkel peaks siis raamatusse jõudma. Tahaks veel öelda, et Jaani kogu seda elu nagu seda väljendust iseloomustab see soov enda ümber nagu külvata sellist mõistmist ja arusaamist ja rehabiliteerida natukene kannatunud tegelasi ja tuua nagu pimedusest valguse kätte neid, kes on nagu teenimatult jäänud kõrvale. Võib-olla see on tal teadlik, aga see on pigem siiski nii, et ta on nagu aitaja, toetaja või niisugune järele tõmbaja, kui et mingisugune ründaja või hurjutaja või kellegi suunas väga näppu näitab. Nii et Jaani looming on alati nagu suunatud olnud nõrgemate ja tema hinnangul siis ütleme väetimate, eks, siis niimoodi aitamiseks. Tõenäoliselt ka seal taga on see, et tema enda perekond väga tõsiselt kannatas. Ta on kuskil maininud, et ligi 30 Eilartit on olnud rohkemal vähemal määral represseeritud. Tõenäoliselt see mõjutas ka tema teatud ettevaatlikkust, tingis selle, et päris avalikult ja päris kõigest ta ei saanud võib-olla rääkida, selle võrra ka teatud selline osav sõnastus või Jaan Eilartlik munade peal kõndimine, nagu on Janseni kohta öeldud, eks, ja mida siis ka on Eilarti kohta hiljem öeldud, et tasakaalupunkti
tajumine selliselt, et võimud oleksid rahul ja ka see jutt ei läheks nagu väga selliseks läilaks, eks. See on nõukogudeaegne Eilart. Ja siin on siis proovitud kõik need tema perioodid ka välja tuua. See noor koolipoiss Türi kandis, tudeng Tartus, seltsiga seotud tegevused, tema elutöö, reisud, nii palju kui Eilart omal ajal võib-olla siis Eestis teist reisimeest ei olnud. Ja väga palju on sellest ta muidugi kirjutanud ja tegelikult ta mitu korda öelnud, et sellel teemal oleks pidanud lõpetama raamatu, näiteks Järvamaa, sellel teemal oleks pidanud lõpetama raamatu, näiteks mingisugused rahvuspargid maailmas ja neid kultuurilooliselt, Tartu kultuurilugu, mis tal on käsikirjas, tal on rohkem, mitu korda rohkem võib-olla selliseid ideid olnud või raamatu kavandis asju, kui ta tegelikult jõudis neid avaldada. Nii et meie saime siit võib-olla teatud läbi lõike, aga mees on kindlasti sügavam ja kindlasti tükk maad veel on kaevamist. No ilmselge on see et kuigi meile seltsi inimestele me armastame panna ja tegelikult see on ka tõsi, et võime mõrtusmärgi panna vähemalt Eilarti hiilgeajad ja selts, need kuuluvad täpselt sellise mõistmisse ja hea on see, et me siin kolmeksi, kes praegu seisame ja kõik need, kes meid kuulavad siin ka suures enamuses tegelikult oleme kõik Eilarti õpilased. Nii et meie ülesanne on tegelikult seda looduse kultuuri hoiu asja nagu edasi hoida nii hästi, kui me seda oskame teha. Jah, ma annan. Mina mäletan, mina noorema mehena Eilart kogu aeg ütles, et õpilane on see, kes ikkagi on lõputöö mulle teinud, nii et Tõnisson noogutas, et on. Riis, kas sina ei ole ju Eilartile lõputöö teinud? Ja mina ka ei ole, nii et õpilasi on ikkagi ainult üks siin, et see on Tõnisson ikkagi. Aga mina ütlen küll, et kuna Eilart on teaduslik juhend on, ütlen, et 2 kõige halvemat õpilast tal on olnud, need on Tõnis Kaasik ja mina. Ja ma tahtsin küsida, et kas sa pragada oled saanud, et kui sa ütlesid olen, et siis sa oled ka mingil moel Eilati kasvatatud? Korralikult. Korduvalt ja ma arvan, et ma olen üks paremaid eilartolooge. Ja ma arvan, et tulevikus kindlasti ajaloolased kirjutavad veel uurimustöid just nii sellest ajastust ja Eilarti rollist selles ajastus. No kus ütleme need 60-ndad, 70-ndad, 80-ndad, see on väga põnev ajärg. Ma lihtsalt, et kui Andres rääkis siin, et nendest inimestest, kellele on võib-olla liiga tehtud või et te leiate need nimed üles ja eks te palju neid teate ka, aga just see teine osa veel, et on inimesed, keda võib-olla ei ole tähele pandud, et on toonud sealt mingeid selliseid kohalikke inimesi ja sealt argnes ka, ega ma ei ole järgi vaatanud Ilmamaa seda raamatut, aga mulle tundub, et see isikunimede register, et see näitab tema tutvusringi ka, et kellega ta on suhtlenud, et isikunimede register on, ma arvan, üks pikemaid Ilmamaa selle sarja, et isikulugu on selles raamatus omajagu ja muidugi et eks see töö selles mõttes oli meil natuke võib-olla kergem, et see bibliograafia on ikkagi tehtud, kuigi veel kui raamat juba oli peaaegu valmis, Andres ütles ühe fakti mulle, ma küsin, et kus see ilmunud on ja siis Andres ütles, et see on ühes raamatus, mida seal bibliograafias ei ole, nii et eks seal ma olen kuulnud ka veel arvamusi, et ikkagi ju paljud nekroloogid näiteks võivad olla kirjutatud, kus ei ole alla kirjutatud Jaan Eilart, vaid on mingi Eesti Looduskaitse Selts või midagi sellist, et need puuduvad ka sealt bibliograafiast, eks ju, aga seda on väga raske kindlaks teha ja pluss veel entsüklopeedia artiklid ja nii edasi, eks ju. Nojah, paar pseudonüümi tal ju oli, eks Reegla talunime järgi ja ka Karl Metsaotsa nime kasutas ta ilmselt Metsaotsa teadmisel paar korda ja võib-olla mõni varjunimi on, mida me ei tea, et siis teinekord oli Jaanil piinlik, et lausa 3 korda järjest ühele leheküljele oma nime panna, siis ta harrastas siukest asja. Jah, et ma arvan küll, et ütleme,
tegelikult kujundiloojana Eilart oli ka väga hea kirjamees. Siin Andres ütles väga tabavalt, et paljud nii-öelda keeletoimetajad ja toimetajad ei tahtsid nii-öelda Eilartiku luulelise teksti nagu teha nagu millekski muuks. Ja ma mäletan küll neid Eilarti kibestunud olekuid, et see on umbes sama, kui sa võtad ma ei tea, August Sanga luuletuse ja hakkad teda ümber tegema niimoodi mingite reeglite järgi. Jah, või paned mingisuguse Võru murdes kirjutatud luuletuse kirjakeelde, eks. Ma arvan, et nüüd on õige hetk, et Andres ja Taavi ja võib-olla tulevad ka Juhan ja Vootele ja ma palun ka, et Andres Onemar ja Riho Rahuaja tulevad appi ja paneme lõkke põlema, siis on soojem ja siis jätkub kontsert ja vestlus kohe edasi. Olete nõus sellega? Väga hea. No, näete seal lõkke. Ta on praegu kinni kaetud.